Tervitus! Nii, rada on siis filmitud selleks korraks ja kuidas sulle endale tundus, kas oli kuidagi erinev ka eelmisest aastast või on sama? No üllatusi oli natukene metsameeste poolt tehtud, et seal sellised kõvad metsaveotraktorid olid jätnud oma jälje, aga õnneks on aega veel rajal kuivada ja eks endal tuleb labidatööd ja saemehe tööd natukene teha, et asi ikka väärikas ja head oleks. Kui nüüd tuleb keegi siia sõitma ja oletamata ei ole varem seda rada sõitnud või isegi kui on, aga ei mäleta enam täpselt, mismoodi see rajaprofiil oli, et siis mis nagu taktikalises mõttes, et mis sa nagu näed, et kuidas peaks nagu jagama enda ressurssi, et kas saab nagu panna kogu aeg üsna niimoodi gaas põhjas või peaks jätma lõppu midagi või on alguses mingid olulised kohad või nagu mis sa nagu näed selle koha pealt? Raja esimene pool on natuke tehnilisem ja natuke aeglasem. Raja lõpupool jälle finišile lähemal on natuke lustakam ja natuke kiirem, et ma arvan, et see on nagu sellise mõnusa profiiliga. Ma olen hoidnud seda rada natukene niinimetatud kergemate mägiratta maratonide killast. Ehk siis, kuna tegu on hooaja algusega, inimesed on saanud vähe harjutada, võib-olla vajavad natukene treeningpõhja alla ja seoses sellega siis on, mina ütlen, et rada on jõukohale kõigile. Et ega distants ja rajaprofiili tapab, vaid tempo tapab, et seda saad ise valida. Ja just täpselt. Ja nagu sa mainis ka, et see on selline rada, kus võib vabalt ka tulla graveliga sõitma. Jaa, absoluutselt. Et loodame kuivi ilmaolusi ja muidugi ilmataadi vastu ei saa, aga mine see tea. Aga kannatab sõita küll. Ja kui ma meenutan eelmist aastat, kui Kõllestet sai sõidetud, siis siin lõpus, kus see asfaldi osa hakkas, mina sõin näiteks haamri, sellepärast, et rajaprofiil kuidagi oli nii petlik minu jaoks, et esimene osa alguses oli tehnilist, aga siis on üsna pikalt sellist kruuse, nagu sellist, kus sa saad ilusti nagu pikalt tempot hoida ja saad seal grupis sõita. Ja siis raja teise poole peal hakkab selline, kuidas öelda, imemine nagu pihta ja kui ei ole sellega arvestanud, siis sa oled võib-olla liiga palju ressurssi endast juba välja pannud ja siis lõpus kustud ära. Et mina eelmine aasta tegin selle vea. Et see aasta siis ma kavatsen natukene teistmoodi sõita, et isegi kui ma alguses võib-olla mingisuguseid kohti kaotan, aga et siis püüan arvestada sellega, et lõpupoole mul on seda ressurssi rohkem vaja kui alguses, sest et kuidagi nii valus oli vaadata eelmine aasta selle viimase tõusu peal, kuidas kõik läksid mööda nagu seisvast postist. Et see aasta püüan teistmoodi. Kogemused maksavad, eks Kõlleste maraton on 5. korda küll toimub, Hawaii Express sarjas oleme 2 aastat. Ja eks inimesed harjuvad ja eks eelmisest aastast on nii paljudelgi midagi õppida. Ja see aasta vähemalt praegu, mis tundus, et kuna see etapp toimub varem, siis võib-olla rada on natuke teistmoodi, et nagu trajektoor on kõik sama, aga lihtsalt rada on metsaalune nagu muutunud üksjagu ja selles suhtes kindlasti ei tasuks lähtuda sellest, et see sõit saab olema samasugune nagu eelmine aasta. Et mulle endal isiklikult väga meeldis, et on kuidagi teistmoodi selliseid üllatusi oli sees, mis tehnilises mõttes mõnele meeldib, mõnele mitte. Aga kindlasti ta on teistsugune võrreldes eelmise aastaga, mis on nagu väga kuidagi veider, sellepärast, et rada on ju sama tegelikult. Rada on pehme ja rada imeb nagu nii-öelda enda sisse. Ehk siis nagu liikumine on natuke raskendatud, et see on kõik ilmas kinni, et eelmine aasta olime siin finišis kõik, et tolmuste nägudega oli kruusaralli, et 30 kraadi oli väljas sooja ja rada oli hästi-hästi kuiv. Aga on mõned veetakistused, et sealt ei pääse, et kes tahab mõnusat kosutust ja värskendust, et need on iga ilmaga saadaval. Matkasõit on siis 7. mail ja põhimaraton, põhipäev on siis 14. mail. Et siis kes tahab tulla praegu tutvuma, siis 7. mail on selleks hea võimalus. Ja siis nädal hiljem on siis päris sõit, et tulge kohale ja vaatame, kes peale jääb ja kes tahab niisama osa saada sellest sõidust. Kogu perega, et lasteüritused on olemas, erinevad distantsid ja lastele meelepärased auhinnad. Jah, mul oma poiss tuleb ka tillusõitu sõitma kindlasti. Aga siis kohtumiseni. Kohtumiseni.